Kuku Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Ilma pikema tseremooniata juhatangi sisse kevade kuulutaja Heimar Lengi, kes on kohal värskete materjalidega. Ütlen ära ka kuupäeva, see on 16. märts aastal 2026. Hommikune aeg, õues on 4 kraadi sooja. Üksed kevadised olud igatpidi, lubatakse küll ka lumesadu, aga juba eetriväliselt ütles Heimar mulle selle kohta, et ja mis siis, las tuleb pealegi, et korraks tuleb ja läheb sama targalt minema ka, nagu üldiselt kõik asjad siin maailmas, aga milline olukord riigis ja terve maakera muna peal, seda me hakkame kohe kuulda saama. Tere Meelis, tere head raadiokuulajad, Kagu raadio kuulajad. No ma pidasin silmas, või Meelis pidas silmas mitte, et täna lumi tuleb. Lumi võib tulla veel alles nädala 2-3 pärast. Aga täna on ikkagi soe ilm +4, sa ütlesid, tuleb kuskil 14 kraadi. No tulevastele põlvedele, kes meie faile kuulavad 50 või 120 aasta pärast. Ja meie oleme siis täna siin ilusal kevad hommikul, süda laulab, linnud laulavad väljas. Ma ei tea, kas kuldnokad on juba kohal, ma pole otse näinud, aga... Kuldnokki ei tea, aga Toonekurge nägin küll reedel lendamas. Soo isegi, jah. Mina pole veel näinud. See on tore, kui nad tulevad, see on ilus sõnum alati. Ja viib sellistele igasugustele mõtetele see kevadaeg, et kus me oleme ja kuhu me liigume ja kui nüüd vaadata Eesti ajakirjandust, siis on niimoodi, et ajalehtedes ikka ühte-teist põnevat ilmub, aga raadiokanalid oma ülevaadetes neid palju ei taha kasutada vist või eriga rasked teemad, ma mõtlen siin suured raadiojaamad väiksemates ja siin Kaguraadios ikka ma kuulan kogu aeg selliseid originaalseid arvamusi, mis ei pruugi ühtida riigiametniku poliitikaga. Seda on hea kuulata, et alternatiivne mõtlemine on meil eestlastel veel alles jäänud ja veel julgeme. Aga kui ma tulen ühe teema juurde, mille peale nagu ei oskakski nagu mõelda, kui selliseid artikleid poleks ilmunud, ma ei tea, kas Meelis, sina oled kursis, aga meie hakkame nüüd juba Eestis oleme nii kaugele jõudnud oma arenguga ja eriti oma vaimse arenguga või vaimse taandarenguga. Ma pean silmas taandarengul neid vaimuhaigusi ja seda stressi ja depressiooni. Me oleme jõudnud nii kaugele, et Postimees pühendas 13. märtsil, see vist oli reedene päev, kui ma ei eksi, pühendas üle 2 lehe suure võimsa materjali, kus kutsutakse Jumalat juba appi meie hädade leevendamisele. Ja ma alustan tsitaadiga, Postimehe tsitaat. Mida Jumalalt paluda, kui rahvas on vaimse tervise kriisis? Arvan, et harmooniat oleks tarvis oma emotsioonide ja mõistuse vahel. Usku, lootust ja armastust oleks eestlastel tarvis. Et oleks tarkust tajuda end osakesena universaalses ökosüsteemis ja tasakaalu, kus mõistus tajuks loodu terviklikkust ja emotsionaalset küpsust. No sellised targad sõnad, need ütles välja Airi Värnik, tema on psühhiaater ja suitsidoloog.
ma ei tea, kas sa oled sellist sõna kuulnud, ma pole varem kuulnud, suitsidoloog. Suitsiidi ma ikka olen kuulnud, aga elukutset suitsidoloog, sa mainid mulle esimest korda. Ja mina ka nägin esimest korda suitsidoloog, see on siis ehk enesetappude alal asjatundja, tihti ka nende ennetaja. Et Airi Värnik, ta on tuntud siin surmast kirjutaja ja psühholoogia asjatundja ja tema on psühhiaater elukutselt ja Tallinna Ülikooli emeriitprofessor, tark naine ühe sõnaga. Ja nüüd on siis ta Postimehes kirjutanud, siin on veel teisi autoreid ka, pärast räägin, et mida siis teha, et me oleme omadega siis tervisekriisis, vaimses kriisis ja üleüldse rahvas on nagu kriisis ja artikli pealkirjaks on, head kuulajad, vaimse tervise kriisi põhjast peegeldub, mis te arvate, mis? Religioosne nälg. Tähendab, usku on rahvale vaja, usku, armastust ja lootust. Ja niimoodi siis, meie põhileht, ega meil rohkem päevalehti polegi enam ju, kui on see Postimees ja siis teine päevaleht, mis hommikul ilmub, on Õhtaleht, nagu rahvas ütleb, mis peaks õhtul tegelikult ilmuma kella 5 paiku kuskil putkadesse jõudma, aga pole putkasidki enam. Ja see on siis selline artikkel, mis paneb tõesti mõtlema ja me oleme vaimse tervise kriisi lõksus, kogu rahvas on selles, muide öeldakse siin, ja targad arstid ja teadlased paluvad nüüd abi Jumalalt. Otse nii on kirjas, sest arsti abi alati enam ei aita. Kriis on niivõrd suur eestlastel ja niivõrd sügav. Ja haige rahvas ei suuda teha tulusat tööd, on otsustajatena segaduses, ta ei tea, mida teha, inimesed ei tea, millist teed valida ja kuigi eriala inimesed ja psühhiaatrid annavad oma parima, aga appikarjeid kostab kõikidest meediakanalitest ja ka eravestlustest. Ma tuletan meelde, et meie ka siin oma saates, kas eelmine või üle-eelmine saade, ju rääkisime sellest, et noorte hulgas on enesetappude arv väga suur ja isegi lastel, mis on minu jaoks täitsa arusaamatu. Lastehaigla oli ju, mäletad, siin saates rääkisime, iga päev oli seal paar enesetapujuhtumit või tähendab, kas nüüd päris tapujuhtumit või mõnda seal ennetati, et lastehaigla tegeleb enesetappudega. See on ennekuulmatu tegelikult. Võib-olla ajaloos oli, võib-olla vanas Roomas ka oli, ma ei tea, ei oska öelda. Aga igal juhul nüüd on jõutud järeldusele, et usul on võimas jõud ja usklike grupis on alati, kui need uurimused näitavad, et usklike seas on suitsiidikatseid hulga vähem kui üldisest rahvastikus. Ja siis tuuakse ka siin Eesti ateism välja, me oleme väheusklikud, eks ju, väheusklikud oleme ja tegelikult kui välismaa vaatab meie peale või kui me vaatame numbrite järgi, siis tuleb välja, et Eesti on tegelikult õigeusklik riik. Meil on umbes 130 000 õigeusklikku, statistika ütleb, aga luterlasi on tunduvalt vähem, ma ei teagi, numbrid pole siin öeldud, aga me oleme nagu õigeusklikud ja ma omalt poolt hakkasin mõtlema, kui ma siin nendest enesetappudest ajalehtedes loen, siis mul on jäänud mulje, võib-olla on see vale mulje, aga minul tundub, et vene keelt rääkiva seltskonna hulgas on enesetappusid hulga vähem ja neid mõtteid. Et võib-olla nad siis vähem süvenevad asjasse, aga võib-olla ongi see usk, mis teda kaitseb ja selleks, et raskest olukorrast välja tulla, lööd risti ette ja pöördud Jumala poole ja võib-olla see siis, mitte võib-olla, nähtavasti see aitab. Igal juhul niimoodi on need arvamused siia kirja pandud ja nüüd oleks siis vaja teha seda asja, et esiteks luua või tuua koolidesse tagasi usuõpetus, kas või väikses mahus, aga vähemalt, et oleks inimestel ja noortel inimesed, kes keskhariduse saavad või alghariduse saavad, oleks mingigi ettekujutus religiooni ajaloost. Ma olen pannud tähele, et inimesed ei tee enam uskudel suurt vahet. Öeldakse, me oleme siin kristlased ja need on moslemid ja kogu lugu. Tegelikult on ju pilt hoopis kirevam ja
palju huvitavam, et selleks, et isegi kunsti mõista, ajalugu mõista, tuleks kindlasti ka seda usundi ajalugu tunda. Ja ühe sõnaga, nüüd on ka põhjused siin toodud välja või püütud välja tuua, et milles see asi siis on, nüüd me kriisis oleme ja tuleb välja, et Eesti inimene, see eestlane siis, see põliseestlane, ütleme kas või nii, see metsarahvas, eks ju, metsausku rahvas, et tema on sattunud olukorda, kus ta tunneb, et riik ei vaja teda. Inimene on jäetud raskustega üksinda, riigimehed plägutavad, tõstavad palka, nüüd muide on ju kõikide riigijuhtide palgad üle 10 000 kuus juba. Ja siis ütlevad, et pension ka tõusis 54 või mitu eurot või 45. Ja aga arvestame sellega, et sealt läheb maha kohe tulumaks, eks seda ma kohe 10 euri maha. Umbes niimoodi, et rahvas on jäänud üksinda ja nüüd arvavadki siis need arstid ja psühhiaatrid ja siis ka muidugi nad töötavad käsikäes ka siis seal võib-olla kirikuõpetajatega või usklike teadlastega, usuteadlastega, et usk võib siiski eestlasi palju aidata. Ja kuulame selle nii-öelda selle sissejuhatava jutu taustaks. Ma võtsin internetist ühe on Valguse tee saatesari on selline olemas või selline vestluste sari ja Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala ja selle koguduse liige Külliki Otsa on ka sellel teemal sõna võtnud ja kuulame, mida nemad arvavad siis, et arvavad ikka seda sama, et usklikul inimesel on elus raskustega kergem hakkama saama kui ateistidel. Kuulame. Et paljudel inimestel tänasel päeval on probleem madala enesehinnanguga ja samuti ka depressiivsusega. Ja inimesed otsivad nagu vastuseid ja otsivad väljapääsu nendest seisunditest. See on tõsine teema, sellepärast, et väga paljud inimesed on täna suure surve all. Nende surve on mitmesugune stress, mis tekitab lõpuks depressiooni. Tulenebki siis meie ümbritsevast keskkonnast ja nendest asjadest, mida inimesed oma elus kogevad. Me võime öelda inimesele, kellel ei ole mitte mingit perspektiivi, ei tööks ega tööd saada ega enda kokku korjamiseks. Ja ma ei tea, mis saab minu lastest ja ma ei tea, mis saab minu perest ja mis saab minu korterist ja mis saab, mida me sööme ja millega minust katame ja kust kõik need asjad tulevad. Me võime rahulikult öelda, et alasti ei jää, nälgad ei sure ja teil on nii palju sõpru ümber, et te olete igal juhul aidatud. Ärge muretsege ja Jumal on taevas. Ja saladus ongi see, et me peame ise ka midagi tegema. Et ainult palvetamisest ei piisa. Me peame hakkama midagi tegema ja nagu ma ütlesin, kõigepealt muutma oma reaalsuse kirjeldust, võtma Jumala reaalsuse kirjeldus omaks, uskuma ja hakkama siis nägema, kas see töötab ja kuidas see töötab. Väga paljude miljonite inimeste jaoks on adekvaatne tegelikkus. See kirjeldus erileb meie omast, inimeste omast oluliselt. Meie ei ole uskunud, et niimoodi saaks olla, aga meil on mõistlik usaldada teda, kes selle kõik tegi, ta teeb paremini. Ja selle tervenemise aluseks me võtame ikkagi Golgata ohvri, Jeesuse Kristuse valatud vere ja Jeesus on valmis seda tervendust jagama iga ühele, kes teda palub. Nii et näeme ja kuulsime siis nüüd ja veendusime, et juba teadlased ja arstid ja psühhiaatrid ja targad inimesed kõik saavad aru, et Eestis peaks nagu tulema ütleme siis usu taassünni ajastu või tähendab Eesti, ütleme siis niimoodi usuks, mida keegi usub, võib ka metsausk olla, aga lihtsalt nagu tundub, et rahva moraali ja enesekindluse ja enese nii-öelda teostamise mitte aluseks, aga ütleme toetuseks peaks olema siiski mingisugune religioossus ja mingisugune ikkagi usk, milles segi, et siis ennast nagu sellega tugevdada ja päästa tihti peale. No valitsus püüab rahvast päästa jälle omal viisil, tema valib omad meetodid ja nüüd viimane, mis mind täitsa kohe pani ahetama või õigemini sain kindlust jällegi sellele väitele, millega me siin Meelis Käoga millest oleme Meelis Käoga varajamates saadetes rääkinud, kõik läks täide, mida me ennustasime. Ja nimelt valitsus püüab nüüd rahvast aidata valedega, valetamise teel.
Ja näiteks tuuakse nüüd kohe või mina toon praegu näiteks artikli siit Põlva kandist või Lõuna-Eestist pärit Ülle Harju. Tema on Postimehe ajakirjanik, minu meelest üks kõige julgemaid ajakirjanikke üldse praegu ja ausamaid. Ja tema andis oma artiklis, mille pealkiri on valitsust nörritanud majandusuuringud võetaksegi Konjunktuuriinstituudi käest ära. Meelis mäletab, me rääkisime, Peeter Raudsepp oli seal eesotsas, rääkis kogu aeg, et me oleme Euroopas viimastele kohtadele jäänud, selle asemel, et 5 parema hulka tulla. Ja siis me sinuga kahekesi siin samas stuudios ennustasime, et ega seda Raudseppa palju enam ei hoita, lüüakse minema. Isegi peaminister Michal ju ütles ta kohta midagi halvasti, rääkimata Jürgen Ligi. Tuleb sul meelde või? No jah, sina ennustasid, mina noogutasin kaasa, sellepärast, et ega ma ei oska midagi muud tarka lisada. Aga ta on ju linnapea praegu Tallinnas või? No tema Raudsepp sai linnapeaks, minu meelest ei oleks tarvis minna olnud ära, ta oli nii hea arvaja seal selles, seda konjunktuuri uurimise alal. Ja tegu on siis nende samade uuringutega, millest see Peeter Raudsepp siis praegune Tallinna linnapea esitles valitsust ja siis rääkis, kui halvas seisus meie majandus ja kui halvas seisus meie rahandus on, aga Jürgen Ligi ja Kristen Michal, mõlemad Reformierakonnast, said siis hirmus pahaseks ja ütlesid, et Eesti Konjunktuuriinstituut räägib vale juttu, seda poleks tarvis rõhutada. Siin oli päris kohe terve konflikt oli lehtedes üleval siin paar kuud tagasi. Aga siis jäeti Raudsepp alles, aga siis Isamaa kutsus ta linnapeaks, ma ei tea. Eks siis näeb, mis seal linnast tuleb, aga igal juhul selle koha peal oli ta väga õige mees ja rääkis meile ausalt, mida Eestis tehakse, mis Eestis juhtub, milline on meie tulevik, aga seda pole tarvis rääkida. Ja niimoodi ongi siis niimoodi, et nüüd antakse see uurimused või see tellimus, see antakse nüüd, ma vaatan siin, antakse Statistikaametile. Ja Euroopa Komisjoni rahad on sealt taga, see oli nagu Euroopa toetatud uurimusgrupp, sellepärast oligi, et teda ei olnud nii väga kerge laiali saata, aga nüüd hakkab seda sama uurimust tegema siis meil Statistikaamet, aga tuletame meelde, paar nädalat tagasi Statistikaameti juht ju vahetati ka välja. Tema ülesanne oli teha uus selline võrk või uus statistika uutel põhimõtetel siis baseeruv statistika Eestis. Ta tegigi selle ära, ta jäi sellega natuke hiljaks, paar korda vabandas, et veel pole valmis. Kõik ootasid, et täna tuleb presentatsioon, aga seda ei tulnud. Ja nüüd paistab seda, et ta vist oli liiga aus inimene ja vahetati välja ja nüüd on Statistikaametil ka uus ninamees nii-öelda eesotsas. Nii et ühe sõnaga me hakkame saama nüüd Eesti tuleviku uuringuid uue põhimõtte järgi, uute tegijate järgi ja nende arvamuste järgi ja võime kindlad olla, et valeprotsent seal suureneb märgatavalt, aga meie ei saagi seda märgata, sest me ei tea, millega võrrelda. Ja me oleme siis jõudnud nii kaugele asjaga, et juba käib ametlikus keeles käib selline sõna läbi, et unistada parimast Eestist on tarvis. See on Reformierakonna selle uues programmis sees, et tuleb unistada, et parem elu tuleb. Ma mäletan, et lapsepõlves kogu aeg ootasime paremat elu. Vanast peast ootame ikka paremat elu ja 35 aastat on Eesti Vabariiki siin taastatud olnud, aga paremat elu, nagu me näeme, praegu veel ei paista. Aga siiski tuleb unistada ja seda siis praegu seda tegi nüüd siis Reformierakonna valimisplatvorm, nõnda nimetatud, nad ise ütlevad, see pole valimisplatvorm, aga nad tulid välja selle sinimust-valge programmiga ja seal sees on seda unistamist kõvasti ja seda kommenteeris seda unistamist Mihhail Kõlvart
ja siis Tallinna linnavolikogu esimees ja Keskerakonna esimees ja raadiosaates, see on see Raadio 7 saates Keskhommik ja ka tema kahtleb statistika õigsuses ja seda saadet juhtis Janek Mägi. No kuulame, mida Mägi ja Kõlvart siis arvasid selle unistamise ja Reformierakonna uue programmi kohta. Kuulame. Mina lihtsalt tutvusin Reformierakonna sinimustvalge lahendusega ja ma sain sealt teada, et tuleb AI, endal meil pole vaja enam üldse mõelda, kollektiivne aju töötab, kõik probleemid saavad lahendatud ja kuidas teie selle peale ei ole tulnud? No esiteks niisama lahendada ikkagi ei saa, tuleb unistada. See on ju Oled kindel? No see on see soovitus, mida me saime Reformierakonna poolt. Ja mulle tundub, et kui Reformierakond jätkab valitsuses, siis tegelikult midagi muud ei olegi jäänud. Et jääbki ainult unistada, et kunagi, kuidagi see olukord laheneb. Et täna valitsus kahjuks ei suuda midagi päriselt pakkuda. Aga see signaal, mida meie oleme saanud, on minu arvates nagu väga konkreetne, et praegune valitsus sisulisi lahendusi pakkuda ei suuda. Ja selline küüniline suhtumine Eesti inimestes see jätkub. Et kuidas sa saad praeguse olukorras öelda, et tegelikult on nagu kõik korras. Vaata, majandus Eestis langeb 4 aastat järjest. Tegelikult mina lähtun sellest, et ka see tõust 0,6%, mida me saavutasime eelmisel aastal, on kunstlik, tegelikult majandus langeb. Vaatamata sellele 3 aastat järjest meile antakse prognoosi, et majandus hakkab kasvama. Ja see ei ole mingi statistiline viga. Et peaaegu iga aasta see prognoos on 6 korda suurem kui tegelikkus. 6 korda suurem. Meelis, ütle mulle, kas sina usud, et Rail Baltica saab valmis? Ei usu, ausalt me pole kunagi uskunud ja miks ma peaks seda praegu uskuma, kuigi näiteks Kuldar Leis käis siin mõned nädalad tagasi, tema taristuministrina on 100% veendunud, et saab, aga ju ta lihtsalt peab sellist juttu ajama. No ja ametimehed peavad seda juttu ajama, sest rahavoog peab jätkuma. No jaa, aga veelgi rohkem üllatas mind see artikkel, mis Postimehes oli, et suure furooriga avatud Tartu-Riia rongiliin ilmselt sügisel pannakse kinni, sellepärast, et see on ebarentaabel, töötab kahjumlikult. Tõesti, jah? Jah. No palju siis ka Tartus nüüd Riiga hakkab sõitma, eks tagasi peaks ikka... No ma ei tea, mulle ikka see fakt kogu aeg on meeldinud, et kui oli Moskva-Berliin rongiliin, siis väideti, et nädalas korra saab selle rongi täis, aga me tahtsime Tallinn-Berliini rongi iga päev ja mitu korda veel täis toppida. Aga samal ajal ma ükskord saates meenutasin, sa ju mäletad ka, kuidas käis Nõukogude ajal käis Tšaika. See oli ju Tallinn-Minsk. Ikka mäletan. Ja see oli ju rahvast puupüsti täis. Oled sinagi võib-olla seal restoran vagunis Tšaikaga ma ei ole sõitnud, aga seda Põlvast Moskvasse sõitu ma olen küll praktiseerinud noores Põlvas ikka mitmeid kordi. Tähendab see Tallinn-Moskva rongiga? No väga hea, siit läksid õhtul rongi peale, hommikul olid Moskvas, kui tahtis samal päeval tagasi tulles õhtul 5 paiku pidid uuesti raudteamas olema, sellega jõusid kõik kummid, summid ja igasugused need inturistipoed läbi käia ja kaupa oli, ananassi sai osta, jalgrattaid, igast asju. Ma isegi ütlen sulle, mul on meeles ja ma siin niivõrd palju sõitsin, selle rongi nimi oli number 176. Ja Moskva-Tallinn. Käis 2 rongi või 3 rongi käis päevas ja üks oli siis Estonia rong, firmarong, mi läks hommikul välja ja see oli siis, mis siit läbi tuli, oli natuke see aeglasem rong, aga peatusi oli rohkem. Ja see oli... Põlvasse, Moskvasse, Võrusse ja Riiga väga hästi, nii et kaubareisid olid siit kandi vähemalt daamide hulgas au sees. Nii see oli, aga nüüd tuleb välja, et Rail Balticuga on selline lugu, et keegi ei oska öelda, millal ta valmis saab. 30. aastaks ta vist valmis ei saa, aga nüüd juba tunnevad Riigikogu liikmed ja nii-öelda uudishimulikud inimesed,
ja poliitikud ja ka ametnikud, et kuhu on läinud Rail Balticu rahad, suured rahad, kokku oli vist 3 miljardit seal ette nähtud, nüüd ühelt poolt nagu ei tule seda raudteed seal Läti poolt, seal on nagu soikunud asi, meie nagu ehitame, et nüüd kukub välja, et me ehitame siis Ainažini välja ja hakkame sinna sõitma siis edasi-tagasi uhke raudteega. Ja kuhu see raha kulub, see on see suur küsimus. Ja sama küsimus näiteks on ka, et kuhu on relvastuse raha läinud. Ma ei ole veel näinud ühtegi Eesti drooni siin, et oleks keegi demonstreerinud või. Me ehitame ikka neid punkreid siia piiri äärde ja piiri ääres lätlased veel taastavad soid, et tank kukuks sohu, kui tuleb siia. No kui me vaatame praegu nüüd Ukraina sõda natuke tahaplaanile jäänud, aga kui me vaatame nüüd Iraani sõda praegu Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidega, siis seal ju maavägesid üldse pole, ainult käib ju raketi ja droonirünnak ja sõda missugune. Ja meie ehitame punkreid. No lihtsalt, absurd, eks hakkad mõtlema, aga rahad lähevad. Ja siin ongi see küsimus, et kuhu üleüldse kõik see raha kaob meil. Ja Mart Helme, siin EKRE esimees ja Riigikogu liige, tark mees, kõnekas mees, ja tema uuriski, et kuhu on raha läinud, siis see Rail Balticu või selle raudtee raha, ja ta tuletab veel meelde ka seda, et ega me ei peagi väga uurima, sest eestlased on väga lapsemeelne rahvas. Ja tal ei olegi midagi head loota temast. Kuulame siis nüüd, mida Mart Helme ütles Riigikogu toolist selle siis Tallinnast lähtuva Euroopa raudtee kohta, Rail Balticu kohta. Mart Helme räägib. Ja ma küsisin, kui mitu miljonit olete te võtnud ära minu raha, minu laste raha, minu lastelaste, täiskasvanud lastelaste raha. Kui mitu miljonit te olete selle projektiga võtnud ära iga Eesti inimeste raha, mis on sisuliselt kuskile mutta tambitud. Mina ei oska seda peast praegu välja arvutada, aga see on miljonites, iga hinge kohta miljonites selle aja jooksul. Ja te ütlete selle peale, aga 80% sellest on Euroopa Liidu raha. Kuule, Euroopa Liidu raha on ka meie raha. See on meile, Eestile antud raha. Selle eest me peame saama avalikke teenuseid, sellest me peame saama infrastruktuuri arendust. Aga me ei ole saanud. Aga keegi, Kuldar Leis, minister, keegi on selle raha saanud. Kes on selle raha saanud? Kes on saanud need 100 miljonid miljardid? Et see on kriminaalne. Ja ajakirjandus on meil õueajakirjandus tänapäeval üha rohkem ja rohkem korrumpeerunud ja kinni makstud ja ideoloogiliselt aktivistlik. Nii et ajakirjanduse peale ma ei loodaks Eesti Vabariigis. Mulle on jäänud mulje, et meil Riigikontroll siiski püüab täita oma rolli, ehkki võim püüab talle seda nii hapuks teha kui vähegi võimalik. Aga Riigikontroll, mulle on jäänud mulje, ikkagi püüab. Lätlased meie poole ei ehita raudteed. Meie tahame edasi. Kiirrongiga Iklasse, Ooperisse, üherealise kiirrongiga. Et see on nii naeruväärne kõik, et tõsise näoga tulla rääkima siin ja räägib meile peaminister sellest ja räägib meile üks minister ja teine minister ja kolmas minister. Vaadake, Karl-Ernst von Baer kirjutas toreda raamatukese eestlaste endeemilistest haigustest. Ja üks eestlaste endeemiline haigus, ja see on väga selgelt välja tulnud, eriti viimase 5 aasta jooksul, on lapsemeelsus. Lapsemeelsus ja selline kujutelm, et seni kuni otseselt minu taskusse ei ole kätt pistetud ja sealt minu 5 eurost välja võetud, ei ole ma kahju kannataja. Kui see on riigieelarvest läinud, siis pole minu asi. Mis sellest, et ma olen selle võrra ka vaesemaks jäänud. Aga vaata minu taskust, kui te tulete võtma otseselt seda viimast 5 eurot ära, vaat siis ma pahandan. Aga seni, kuni te võtate 5 miljonit minu taskust ära riigieelarve kaudu, see pole nagu minu asi. Vaadake, see on lapsikus. Ja kahetsusväärselt meil ministrid esindavad seda sama lapsikust. Aitäh! Riigikogu liige Anastasia Kõlvart võttis ka sõna, tema on seal see korruptsiooni uurimise komisjoni esinaine.
tubli jurist ja tubli tegija ja tema ütles otse välja, me kohe kuulame ka seda Riigikogu kõnetoolist, et 2030. aastaks mingisugust raudteed ei tule ega valmis ei saa. Aga Anastasia Kõlvart tuli välja veel vapustava uudisega, õigemini mitte uudisega, selles mõttes, et see uudis oli juba siin meedias viksatas läbi jaanuarikuus, ma vaatasin, aga sellest keegi pole laiemalt rääkinud. Aga iseenesest on täiesti jahmatama panev süsteem, mida Eestis praegu kasutatakse. Ja nimelt, ma nüüd ütlen teile, head kuulajad, seda Rail Balticu protsessi siiani juhtinud ülemused, ega me nende ülemuste nimesid ka eriti ei tea. Seal on üks seltskond tundmatud nimed väga kõrgete palkadega ja väga suuri rahasid jagavad. Ja seda protsessi siiamaani halvasti juhtinud ülemuste kaitseks on Eesti riigil nüüd kavas osta nendele ülemustele vastutuskindlustus. 20 miljoni piires iga inimese kohta. Nii et kui eelmine Rail Balticu direktor, siin Eesti direktor, mina ei tea, kuidas ta nimi on, peab vaatama, kes siin praegu juhib ja kes siin varem on juhtinud, et nendele meestele, kui võim vaheldub, tuleb Eestis uus võim ja kui e-valimisi ei kasutata, siis kui võim muutub ja kohe üleöö muutuks. Ja kui tuleb uus võim ja hakkab küsima ja uurima, et kuhu Rail Balticu rahad on läinud, siis need eelmised ülemused ja vaheülemused on kindlustatud Eesti poolt rahaga, et neid ei saa süüdistada. Nagu president elu lõpuni ei tohi teda kohtusse ja vangi panna. Vaat sellised süsteemid elus käivad ja vähe sellest, et direktori kindlustatakse 20 miljoniga muide. Ka nende abikaasasid, naisi ka. Nii et sa võid praegu varastada, võid eksida, võid valesti ehitada, aga sa tead, et elu lõpuni mitte keegi sulle kraesse ei hüppa, sellepärast, et sul on riigi kaitse 20 miljoni euro ulatuses. Ja nüüd jääbki selline mulje, et see projekt valmis ei saa, aga mitte keegi vastutama ka ei hakka. Ja valitsus ütles, et aga seda me oleme kasutanud ka mitmel pool mujal, seda vastutuskindlustust. No ma ei tea, mul andmeid ei ole, aga tuleb välja siis Air Baltic või mis meil oli siin, Eesti õhk oli meil. See Eesti õhk lasti põhja või pall lasti õhust tühjaks ja et võib-olla nendele ülemustele on ka siis tehtud see vastutuskindlustus, et ühe sõnaga mina ei vastuta millegi eest, kui mind maha võetakse, kui ma olen miljonid lasknud sinna kuhugi korstnast välja lennata ja ma ei tea, kuhu nad jäid, aga siin süüdistada ei saa. Et see on ikka vapustav, mis Eestis toimub ja samal ajal me maadleme ikka õpetajate palkadega ja siin hooldustöötajate palkadega ja raha ei ole, sinna raha ei ole, aga nendele vendadele 20 miljonit iga ühele, kui tuleb kriisiolukord, kui nad vanad on ja kui nad on juba töölt lahkunud. Nii et mingisugust vastutust Eestis ülemustel ei ole selle eest, mis nad on teinud. Kuulame, mida ütles Anastasia Kõlvart Rail Balticu kohta Riigikogu kõnetoolis siin eelmisel nädalal 2-3 päeva tagasi. Rail Balticut aastaks 2030 ei tule. Ja Riiga me kindlasti sellega sõita aastal 2030 ei saa. Vaatame tõele näkku. Ja väga paljud ametnikud, poliitikud, kes olid nende otsuste juures, kes on täna nende otsuste juures, saavad sellest suurepäraselt aru. Sest miks muidu on vajalik selline kindlustus teha, kus siis endisi, praeguseid, tulevasi juhte ja ametnikke, aga ka nende pereliikmeid kindlustatakse erinevate võimalike kahjunõuete vastu. Ja kindlustatakse tagasiulatuvalt erinevate nõuete vastu, mis võivad tulla nende otsuste, aga ka rikkumiste eest, mis olid vastu võetud aastast 2014. Ja nüüd see selgitus, mida ma juba mainisin, mis tuli peaminister, ja täpselt sama selgitus, iga vastus, mis kõlas taristu ministri poolt, et see on tavapärane praktika, 20 miljonit eurot kindlustust ühe nõude kohta, erasektoris pidevalt kasutatakse selliseid kindlustusi. Vabandust väga, see pole erasektori projekt, see on maksumaksja raha eest ehitatav projekt. Miljardeid ja miljardeid maksav projekt. Ja nüüd sellesama
maksumaksja raha eest, te kindlustate end selle vastu, et laristate selle sama maksumaksja rahaga ja tekitate maksumaksjale kahju. Et ma juba mainisin, et täna prokuratuur käis korruptsioonivastase erikomisjonis ja ütles, et meil absoluutselt mitte mingit järelevalvet ei ole riigiettevõttes, et riik on väga halb omanik olnud riigiettevõtetele ja see toimub ka meil suurte projektide puhul. 2 lennufirmat läks pankrotti, Rail Balticuga miljardid lähevad ei tea kuhu. Ja nüüd laiem probleem on see, et täna peaminister, valitsuse liikmed, aga tegelikult ka teiste Balti riikide juhid ei taha tunnistada, et seda raudteed aastaks 2030 ei tule. Pumbatakse raha edasi. Et miks niiviisi petetakse rahvast? Nii et rahad lendavad ja kellegi tasku. Õiged küsimused ja uskumatud teod, mis Eestis toimuvad. Aga korraks nüüd ajalukku hästi-hästi kaugele, aega enne Kristust juba, ja nüüd siin tsiteeritakse ühte Rooma riigimeest ja ajaloolast, Sallustius on tema nimi, Sallustius, ja tema ütles umbes kuskil 86 aastat enne Kristust, tsitaat, sõda on kerge alustada, aga sõda on väga raske lõpetada. Selline tsitaat. Ja selle tsitaadi tõi ära meie armas kunagine siin Riigikogu liige, kes lauluga Maikuu suur Toomepuu pääses Riigikokku. See on Jüri Toomepuu, tema on Vietnami sõjaveteraan ja teab, kuidas need asjad, need verised teod kõik lahinguväljal käivad. Ühesõnaga USA sõdur ja Vietnami sõjaveteraan ja ütleb, et eestlastele mõjub see sõda üsna laastavalt, tõepoolest muidugi laastavalt. Ja tuletab meelde, et Iraani sõja põhjustas siis, nagu me teame muidugi, oli siis Iisraeli mõju Ameerika Ühendriikidele. Iisraeli peaminister tõmbas ka Trumpi kampa ja läksid siis Iraani vastu, suure riigi vastu, 90 miljonit inimest elab seal. Ja siis, kui nüüd taheti või räägiti, et seal Hezbollahs tahetakse lahti saada relvarühmitus, selline on olemas, nagu me teame, Hezbollah ja huutide sinna nende võimutsemisele, et sellele tahetakse piir panna, siis Iisrael on rahulikult ja avalikult välja öelnud, tema eesmärk on hävitada Iraan täielikult. Need on Netanyahu peaministri sõnad ja Netanyahu on öelnud, et ta on 40 aastat järjest näinud unes ja unistanud unes sellest päevast, et Iraani riik lõpetab olemise. Ja nüüd, ma nüüd filosofeerin omalt poolt, ma olen siiamaani isegi, jälle vahel mõtted ja vaatad need vanu dokumentaalfilme nendest juudilaagritest seal Auschwitzid ja kõik need kokku ja siin meie Klooga ja Kalevi Liiva ja mõtlen, milline ülekohus oli juutide vastu ja hirmust kaastunne ja ebaõigluse vastane selline hoiak tekib inimeses. Aga nüüd me vaatame, et see sama juudi rahvas on äärmiselt nii-öelda sõjakas ja väga verejanuline teiste rahvaste vastu. Et see paneb nagu mõtlema, et kuhu me oleme sattunud ja mis aja, et nüüd me peaksime olema küll juba ju ikkagi väga arenenud ja ikkagi mõistus peaks inimkonnal rohkem olema kui seal 80 aastat enne Kristust. Aga näete, inimesed tapavad ühtemoodi ennast ja teisi siis nii nagu 2000 aastat tagasi. Ja tuleb välja, et kõige suurem kaotaja nüüd selle Iraani sõja puhul on Euroopa Liit, kellel pole endal ei naftat, ei ole tal gaasi endal suurt ja ei ole väetisi ja nii edasi, mis kõik tulid sealt kandist, sellest vanast kultuurihällist, muide see Iraan ja Iraak ja kõik see kokku, Meelis sa ka vahel mõtle selle peale, et need on kohad, need on paigad, need on riigid ja suured maalad, kus kõik see piibli alguse tekst on kirja pandud. Ka paradiisi aed oli seal samas piirkonnas, kus praegu käivad suured sõjad. Et see on kuidagi mõistuse vastane kõik. Ja Euroopa kaotab kõige rohkem ja praegu kõige rohkem on võitnud Venemaa, sest Venemaa on saanud nafta hinna kõrgele üles ajada,
õigemini teda aeti üles, nüüd ta vist võetakse ka lõplikult varsti sanktsioonid maha, tal Ameerika võtab maha ja nüüd tulebki vaadata või jõuame järeldusele, et Euroopas ja Aasias siin kokkuvõttes on Venemaa ainukene riik, kes suudab ennast varustada nii gaasi, nii naftaga kui väetistega, puidu ja metalliga. Nii et üks omapärane riik ja ime, et siis paljud teised riigid ja paljud sõjamehed ja paljud riigijuhid tahaksid seda Venemaad tükeldada, nagu meie Kaja Kallas on öelnud, tükeldada väikeseks tükkideks ja siis enda kätte haarata, sest kohutavalt suured looduslikud maavarad on seal olemas ja rikkused. Ja seda Iraani sõja olukorda, me ei taha teda nimetada ju agressiooniks ega sõjaks päriselt, on olukord selline, et Ameerika nimetab seda militaaroperatsiooniks, Putin nimetab oma operatsiooni siis seal relvastatud, kuidas ta on, spetsiaaloperatsioon, eks ju. Et kumbki ei tunnista sõjana, aga suured paralleelid on olemas nii Iraani kui Ukraina sõja vahel. Ja kuulame, Objektiiv on selline uudiste ja arvamusportaal, populaarne, rahvas palju külastab teda ja seal selle portaali peatoimetaja Markus Järvi ja Riigikogu liige Varro Vooglaid arutasidki seda ja võrdlesid kaht sõda ja nad rõhutavad suurt kaksikmoraali. Et Venemaa sõda Ukraina vastu on hirmus agressioon, aga sõda Iraani vastu ei ole agressioon. Ja nagu välisminister Tsahkna nimetas, Iraani sõda hoopis Iraani nõrgestamise operatsiooniks. Kuulame, mida Markus siis Järvi ja Varro Vooglaid selle Iraani sõja kohta meile tarka oskavad öelda. Et esimene asi, mida tasub mainida ilmselt on see, et ega Eestit ja USA'd ühendab see, et mingisugustest põhiseaduslikest väärtustest enam juttu ei ole, ei Eestis ega USA's ka. Et teatavasti USA's peaks kongress välja kuulutama sellise sõjalise aktsiooni. Loomulikult kongressist mindi täielikult mööda. No jaa, aga see pole ka ju sõda. Ja, see on ju spetsiaalne ja vainne ja operatsia teatavasti. Täpselt. Nii et sõja jaoks oleks muidugi vähe kongressi autorisatsiooni, aga nii kaua kui tegemist ei ole sõjaga, nii kaua võib teha, mida tahetakse. Ei tea jah, et seda on ka Eesti peavoolumeedias naeruvääristatud ja öeldud, et spetsiaalne militaaroperatsioon, et näe, kus valetavad. Aga näed, vaata, kui see tuleb teiselt poolt suurt lompi, siis ei ole nagu häda midagi. Et spetsiaalne militaaroperatsioon, jah, seda kinnitas meile kongressi ka spiiker Johnson, seda on kinnitanud Trump ise vist, et tegu ei pidavat olema üldse sõjaga. See on selline mõnus ajugümnastika kogu aeg. Ühelt poolt, eks ole, Trump ütleb, et ma nõuan Iraani täielikku kapituleerumist. Teiselt poolt samal ajal püütakse seletada, ega sõjas me samal ajal Iraaniga ei ole, eks ole. Aga muidugi kõige olulisem asi, mida algatuseks tuleb öelda, on see, mida sa sissejuhatuses niimoodi mööda minnes ütlesid, aga ma arvan, et seda tasub rõhutada, et ilmselgelt ja ühemõtteliselt on tegemist agressioonisõjaga. See on agressioon, sellel on juriidiline kvalifikatsioon, see on agressioonikuritegu, mis on toime pandud. Ja iseenesest on tähelepanuväärne, et ma ei räägi ühestki poliitikust Eestis. Oled sa nüüd ühtegi poliitikut, kes suudab välja hääldada, et tegemist on agressiooniga? Ei ole olnud. Ja veelgi enam, ma olen vaadanud, et ma muidugi ei ole ka kõike nüüd lugenud, mis on avaldatud, aga mina vähemalt ei ole näinud, et Eesti meedias oleks ükski kas ajakirjanik, ajakirjandusväljaanne või laiemalt mõni arvamusliider, arvamusloo tasandil, kultuurielu tegelane või rahvusvahelise õiguse õppejõud või midagi muud sellist suutnud siiamaani välja öelda, et tegemist on agressiooniga, agressioonisõjaga Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide poolt algatatuna. Mis räägib meie olukorra kohta ikka väga palju, et sellist elementaarset ausameelsust me ei kohta, kui kajastatakse Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli geopoliitiliste ambitsioonide elluviimist. Need lihtsalt ei ole, üle välja lihtsalt ei ole, keegi ei suuda öelda. Ma just vaatasin, huvitav oli vaadata, millised avalusi tegi Riigikogu, kui alustas Venemaa Ukrainas 2022. aastal suuremat sõjategevust, millist retoorikat kasutati, eks ole, et mõista hukka kõige karmimates terminites agressioonikuritegu, mis on kõikide rahvusvaheliste sõjakuritegude kurjuse, koondkurjuse, et sellist retoorikat rakendati. Ja nüüd on niimoodi, et hukkamõistust pole juttugi, pigem on see, et Eesti peab ikka toetama peab, nagu Iraagi sõja puhulgi, eks. Aga jah, tagasi algusest tulles, ma arvan, et see ajaloolise tõe huvides, mida hakatakse kindlasti hirmsasti väänama ja moonutama, on oluline öelda, et see on agressioon, see on agressioonikuritegu, siin ei ole üldse küsimustki.
Vaat seda ütles siis Varro Vooglaid praegu ja ta ütles ka seda, et ta ei ole kuulnud, et keegi neid tema nii-öelda tõekspidamisi nagu toetaks Eestis, aga ta pisut eksib, sest tema pole lugenud, nii nagu Meelis sinagi näed, ma näitan sulle viimast Sirpi. Sa pole seda lehte vist ka ammu aega lugenud. Vaat minul on, meile Ellega on koju tellitud Sirp. Ja me loeme ja saame siin väga targaks nii ühe kui teise asjaga. Aga Põlvamaa ja siin, ma ei tea, kas kuidas Võrumaal on, aga Põlvamaa kauplustes ei ole Sirpi müügil. Ma ükskord küsisin, öeldi, et keegi ei osta. Aga siin ta siin on, viimane Sirp ja siin ongi nüüd väga huvitav artikkel sees. Ja artikkel on sees just nimelt see sama teema, mida Varro Vooglaid praegu rääkis, ja ongi Varro põhimõtete toetusartikkel, mida teistes lehtedes, millist nagu ilmunud ei ole. Näe, siin on see artikkel, terve suur. Ja selle artikli autoriks on 2 noort naisterahvast. Et meil on peale tulemas ikkagi ka väga selliseid omapärase mõtlemisega ja tarku inimesi. Ja nimelt, ma nüüd räägin lähemalt. Värske kultuurileht Sirp siis toob ära Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete professori Birgit Poopuu ja sama ülikooli rahvusvaheliste suhete lektori Marianna Lovata on tema, Marianna Lovato artikkel pealkirjaga Iisraeli ja USA rünnakud muudavad maailma vähem turvaliseks. 2 naisterahvast, mõlemad noored ja see Lovato on isegi Cambridge'i haridusega suur haritud naisterahvad. Need mõlemad on hästi haritud naisterahvad ja nad on siis rahvusvahelise poliitika asjatundjad. Ja nüüd ma tsiteerin, mida nemad kirjutavad, mida kirjutab ajaleht Sirp meil Eestis. Tsitaat algab. ÜRO põhikiri keelab jõu kasutamise rahvusvahelistes suhetes üleüldse, välja arvatud enesekaitseks relvastatud rünnaku korral või ÜRO Julgeolekunõukogu heakskiidul. USA ja Iisraeli rünnak ei vasta kummalegi tingimusele, ehkki ründajad näevad oma tegevust ennetava sammuna Iraani tuumaprogrammi peatamisel. President Trumpil puudub ka kongressi nõusolek, mis on vajalik nii sõja kuulutamise kui ka sõjalise sekkumise puhul. Rünnaku ajal aga pidas Iraan alles läbi rääkimisi Ameerika Ühendriikidega ja andis kindlalt märku valmisolekust teha järeleandmisi. Tsitaat jätkub. Lisaks on Iraan alla kirjutanud rahvusvahelisele tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule, samal ajal kui Iisrael, India, Põhja-Korea ja Pakistan pole sellele lepingule alla kirjutanud. Nii et see Iraan on siin palju rahumeelsem kui need praegu Iisrael ja need riigid tuleb välja. Nüüd tsitaat veel jätkub. Majanduses on USA ja Iisraeli vastutustundetu tegevuse tagajärjed juba tuntavad nafta ja gaasi hindade järsu tõusu tõttu. Ja arvestades tagasilööke, mida see vastutustundetu rünnak Venemaad Ukrainas ohjeldada püüdvale Euroopale tekitab, on Tallinnast ja teistest Euroopa pealinnadest tulevad toetusavaldused, tähendab Tallinnast ja Euroopa pealinnadest, Trumpile hämmastavad. Need noored naised hämmastavad, et kuidas Tallinn ja Euroopa pealinnad saavad sellist sõda toetada. Ja tsitaat edasi. Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni seisukohad õõnestavad reeglitel põhineva rahvusvahelise korra universaalsust, usaldusväärsust ja neid samu õigusnorme, millele Eesti on teistes olukordades järjekindlalt vastu seisnud ja tuginenud. Eesti poliitikud ei saa, nüüd tuleb tsitaat edasi veel, Eesti poliitikud ei saa veenvalt vastu seista Vene imperialismile ja rahvusvahelise õiguse rängale rikkumisele Ukrainas, kui nad ei vastuta samalaadse tegevuse eest mujal ehk Iraanis. Et vaat sellised on nüüd vabas Eestis arvamused, et paneb imestama, mida aeg-ajalt ilmub. Ja ma toon siia veel ühe vapustava, mitte mind ei vapusta, aga mis muidugi sai väga palju negatiivseid kommentaare ja ilmus Delfis siin 6.
6. märtsil ilmus Delfis ja mis ka meid siin praegu võib-olla ehmatama paneb, aga ma lihtsalt ikkagi toon näiteks, et Eestis ikkagi aeg-ajalt ilmub ka hoopis peavoolule vastu, no ütleme selliseid vastandlikke arvamusi ja kirjutusi ja seda kirjutas nüüd seekord Kalle Käsper. Kalle Käsper on kirjanik, ta on mitmete kirjandusauhindade võitja, ta on ka Euroopas oma teoseid avaldanud ja tema kirjutas Delfis siis artikli pealkirjaga Eesti lõpetagu ärplemine. Ainus riik, kes võib tagada Eesti iseseisvuse, on Venemaa. Selline pealkiri, Meelis, vaata ära ehmata ära, et ma sinu raadioeetris sellist asja kasutan, aga see on meil ametlikult Delfis ilmunud ja seal see Kalle Käsper kirjutab, et on raske aru saada, kuidas meie ministrid ja rahvasaadikud kooli said lõpetada geograafias ning aritmeetikas, kui nad oleks pidanud saama hinde 2. Nad ei anna endale aru, kus kohal me asume. Nad pole vaadanud Euraasia kaarti. Nad ei tea, et Venemaa ja Eesti rahvaarvu nad ei tea Eesti ega Venemaa rahvaarvu ega oska esimest numbrit teisega jagada. Venemaa rakettide ja muu relvastuse hulgas pole meil ühtegi relva vastu panna neile ja nii edasi. Et vaat selline artikkel on ilmunud ja Kalle Käsper ütleb, et midagi pole teha, me jääme Venemaa kõrvale kuni maailma lõpu aegadeni, aga sinna on võib-olla 1 miljard aastat veel. Et tuleb sellega arvestada. Ja ta ütleb, et kui Kaja Kallas Venemaale resoluutseid nõudmisi esitab, siis tema Euroopa Liidu esidiplomaadi taga seisab suur ja võimas riiklik moodustis Euroopa Liit, aga ei tohi ka Euroopa Liit niimoodi vaadata asjale peale, unustades Venemaa võimsust ja nii edasi. Et sellised arvamused, ma lihtsalt mõtlesin, toon teda natuke ära. Ja ta ütleb siin ka veel lõpuks, et pole välistatud, et Kaja Kallast sunnitakse mingil hetkel erru minema, kuid igatahes on ta Euroopa mökkudele meestele näidanud, kuidas seista rahvusvahelise õiguse eest. Et Kaja Kallas on ka aeg-ajalt siin midagi õiget välja öelnud. Aga ja artikli lõpp tuleb nüüd, Kalle Käsperi artikli lõpp. Nendele noormeestele, aga kes siin Eestis üritavad Kallast järelahvida, pole kellelegi toetuda, neil puudub seljatagune. Eesti on väike ja nõrk ja väikesed ja nõrgad ei tohi end ärplemisega hädaohtu seada. Ja ta peab siin silmas siis Margus Tsahkna suurt lubadust, et ta võib lubada Eestisse tuumapommi tuua. Täna kuulsime, või õigemini Eesti uudistes oli eile see sees juba, et Stubb, siis Soome president, ütles, et rahuajal Soome ei tooda mingil juhul tuumarelva. No meie oleme nõus rahuajal ja sõjaajal igal pool. Et sellised arvamused praegu Eesti poliitika kohta ja maailma poliitika kohta, väga vastu käivad on need arvamused, eks igaüks peab tegema oma järelduse ja oma peast läbi laskma kõik need arengud, et siis teha siis endale selgeks, milline see pilt maailmas on. Ja ausaks jääda on muidugi meil praegu äärmiselt raske, kui mitte võimatu. Aga me vaataksime ka veel saate lõpus hetkeks veel minevikku, seda ei tohiks unustada, aga vaatame minevikku sellepärast, et me tahame läbi minevikku helget tulevikku saada. Ja ma tsiteerin nüüd jällegi 85 aastat enne Kristust. Siis olid targad mehed Roomas ja seal kõik selles kandis seal. 85 aastat enne Kristust ütles Cato vanem riigimees, tema oli senaator, Cato vanem ütles niimoodi: muide, ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada. Nende sõnadega või selle tsitaadiga lõpetas alati siis Cato vanem oma kõne senati ees, sest nägi Kartaagos suurt majanduslikku ja poliitilist rivaali. Ja vesi uuristab augu tilkhaaval, eks ju, ka kivisse ja siis oligi kuskil 80. aastatel enne Kristust tehtigi see linn maatasa. Ja meie kordame oma saate lõpus tõde, et e-valimised tuleb Eestis peatada ning jääme ootama, kas Maarjamaal ka vesi uuristab tilkhaaval augu ja ausad inimesed tulevad meil valimiste tulemusel ükskord Eesti võimu juurde tagasi, et Eesti valija saaks jälle vabaks.
stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.